kui nüüd alustaksime oma paneeliga. Raivo, kas sa tuleksid siia minu kõrvale, palun? Aga kuna mina moderaatorina kasutaksin ära seda privileegi ja küsiksin teilt esimese küsimuse, et paneeli käivitada ning püüda nüüd meie paneeli meie konverentsiga siduda. Te kõik oma ettekannetes rõhutasite väga kenasti seda, et see kohalik võimustruktuur, paradigmad, see, kuidas me integratsiooni mõistame. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, need erinevused Lääne, Ida-Euroopa ajaloos ja mis mõju sellel on olnud sellele, kuidas me kontseptualiseerime lõimumist ja millised on need võimalused, et me saaksime nii-öelda ümber mõtestada seda mõistet ja edasi liikuda. Meie konverents on pühendatud Eesti lõimumise 30 aastale, ehk siis vaatame sellele ajale, kui Eesti saavutas oma taasiseseisvuse. Ja see küsimus on oluline, sest et enne seda eestlased, ka paljud teised rahvused Nõukogude Liidus olid ju vähemuses. Nad olid vähemuskultuurid, nii et pärast taasiseseisvumist integratsioon toimus paralleelselt rahvusluse ülesehitamisega. Ehk kuidas siis, olles enne olnud vähemus, sai meist siin nüüd siis enamus. Ja paljudes Euroopa riikides, kus on imperialistlik taust, on see ajalooline pagas loonud sellised olukorrad, kus meil on siis Lääne-Euroopa kontekst. Adrian, sina mainisid seda globaalset domineerimist Eestis ja Ida-Euroopas on meil just see kultuuri püsimajäämise küsimus. Nii et kui me alustaksime kõigepealt siis meie väliskülalistest ja siis tuleme Raivo juurde tagasi. Raivo on selle taustaga väga pikalt tegelenud, et kuidas siis need erinevused on riike mõjutanud ja kuidas see kolonialistlik taust on mõjunud, et kuidas me saame integratsiooni kontseptualiseerida. Lea, et võib-olla annaksin kõigepealt sõna sulle. Aitäh! See on hea küsimus ja mul on ka hea meel, et ma saan siin esineda. Kui ma oma ettekannet pidasin, siis jällegi mõistsin seda, et kuidas poliitiline filosoofia tahab nii-öelda olla abstraheerunud sellest poliitilisest kontekstist. Nii et muidugi on väga palju erinevaid kogemusi, mis kõik põimuvad, need kogemused on alati lokaalsed ja professor Favel ka mainis, et see debatt integratsiooni teemadel, mina olen selle teemaga nüüd mitu aastat tegelenud, et see on rohkem keskendunud sellele Lääne-Euroopa, Põhja-Ameerika, Põhja-Euroopa integratsiooni ideele, kus meil on see image, et meil on see demokraatlik liberaalne ajalugu ja immigratsioon, mis on nagu sinna nii-öelda vahele pikkinud ennast ja integratsioon on just nii-öelda selles raamistikus see asi, mida me käsitleme. Nii et see, kuidas Eesti kontekstis me seda mõistame, on hoopis teine olukord. Nii et minu jaoks, kui ma nüüd enda jaoks seda mõtestan, et kui ma mõtlen oma uuringutele, oma tööle, et siis mul on Eesti kohta võib-olla väga spetsiifilised asjad, mida mina saaksin väljendada, et võib-olla professor Vetik täiendab. Professor Favel, võib-olla teie kommentaar ja siis kuulame Raivot. Lea võttis selle väga hästi kokku. Et meie siin Lääne-Euroopa mätta otsast, kuidas me neid küsimusi näeme, kuidas need teemad kuidas neile teemadele on lähenetud ajalooliselt, et me teinekord ei mõtle,
alahindame neid Ameerika ideid. Noh, Kanada teadlased räägivad multikulturalismist, McKimlik ja nii edasi, aga ka laiemas perspektiivis Euroopa ühiskonnad on liikunud sinna poole, mis on lähedasem Ameerika ühiskonnamudelile. Ja see on toimunud siis pärast teist maailmasõda nende aastakümnete jooksul. Nii et selline globaalne neoliberalism on see suund, mida me oleme hakanud järgima, et ka mina rõhutaksin just neid punkte selles kontekstis. Aga kuidas see nüüd mõjutab, kui me Eesti konteksti vaatame ja see enamuse vähemuse suhted, et siin ei olegi, immigrandid võib-olla ei puutugi siia, et need vähemused rahvusriigis integratsioonipoliitikad tihti keskenduvad just rohkem sellistele teemadele, et me integratsioon ja meil on see rahvusriik, et kelle sellest saab see päris elanik, nii-öelda põliselanik ja kuidas ta identifitseerib ennast, et just kas ta vastab sellele mudelile, kas ta vastab sellele standardile. Ja siin on ka natuke see ohtlik, just see vastandumine enamus ja vähemus, et need on grupid, võib-olla päris tihti nad jällegi, on neil mingi palju kokkupuutepunkte. Et kõik see minevik, tulevik, kultuur, sood, nii et kõikidel asjadel on oma roll ja kuidas ühiskond sellele läheneb. Nii et ma veel kord rõhutaksin seda, et me peame mõtlema just sellele Ida-Euroopa näidete perspektiivile ja millist mõju see omab. Ja kuidas me need järeldused nii-öelda üle kanname läänest ida poole. Jah, et erinevalt positsioonilt vaadates näevad asjad erinevad ja see jällegi, kuidas see omakorda paigutab just sinna globaalsesse perspektiivi ja see, et sa saad kodakondsuse, saad selle riigi passi. Aga ma tõstataksin ka ühe asja Eestiga seoses, et väga oluline osa integratsiooni küsimusest Eestis on eestlased välismaal. Et me mõtleme siinkohal asjad ümber, et integratsiooni positiivne aspekt riiklikus kontekstis, et kas me tahame, et eestlased, kes läksid välismaale, et kas me tahame lõimida neid näiteks briti kultuuri või prantsuse kultuuri. Eesti jaoks on need inimesed nii-öelda kaduma läinud, kadunud. Ja kui me nüüd hakkame neid sealt välja tõmbama sellest ühiskonnast, ja selle mõju, mis see siis oleks, et meil on sellised rahvusülesed aspektid. Et need inimesed, kui nad lähevad Prantsusmaale või Ühendkuningriiki, et siis nad lahustuvad sinna kultuuri. Et siin on ka kaks erinevat dimensiooni, mille saaks mängu tuua, mida me siis mõtleme integratsiooni all. Aga Raivo, teie kogemusest, te olete nüüd lõimumisega tegelenud ja ka selle lääne uuringutega kokku puutunud, et kuidas teie nüüd selle üle kannate need lääne ideed meie kohaliku konteksti? Aitäh, et see on iseenesest hea küsimus ja ka Adrian rääkis sellest, et integratsioon on kontekstuaalne ja kui me nüüd vaatame Eestit
et see koloniaalne taust Eesti oli osaliselt ka nii-öelda koloniseeritud, oli Nõukogude Liidu osa ja mõtleme nüüd sellele olukorrale, mis meil siin toimus Eestis 80-ndatel näiteks ja just mis meil toimus siis integratsiooniga. Nõukogude Liidus oli ka selline integratsioon, rahvastevaheline sõprus, et sa olid Nõukogude inimene, Nõukogude kodanik ja nii edasi. Ja kuidas Eesti sellele reageeris, et sa oled Nõukogude miski? Ja reaktsioon oligi see, et me rõhutasime seda pluralismi, me tahtsime säilitada enda kultuuri, tahtsime eristuda Venemaast, et meie ei ole Nõukogude inimesed, et see oli meie kolonialistlik kontekst ja toimus selline muutus 90-ndate alguses. Eesti taas iseseisvus. Pärast seda päris ruttu olukord muutus, et me hakkasime integratsiooni hoopis teise vaatenurga alt vaatama, kui Nõukogude ajal lõhutati seda pluraalsust, aga Eesti Vabariigi ajal hakkasime jälle rääkima homogeensest Eesti rahvast. Nii et need inimesed, kes Nõukogude ajal siia Eestisse tulid, et nemad peaksid siit lahkuma, minema tagasi Venemaale, kust iganes nad siis ka olid tulnud. Nii et integratsiooni mõiste on kontekstuaalne. Üks päev mõtled ühte, teine päev teist. Ja kolmandal päeval, 90-ndate lõpus, kui me hakkasime Euroopa Liidu liikmeks saama, et siis võtsime omaks sellise lääne liberaalse mõiste integratsiooni kohta. Ning omakorda pärast seda ei olegi see mõju nii-öelda koloniaalne, vaid kõik, mis Euroopa Liidus toimub, mõjutab meid, mis ülemaailmselt toimub ning väga oluline hetk minu arvates oli ka majanduslangus 2000-ndate lõpus, 12 aastat tagasi. See oli tohutut mõju ovam sündmus, mis näitas, et globaalselt oleme me kõik valel teel. Nii et selles kontekstis ka Eestis oli näha, et integratsiooni mõtteviis muutus ja me läksime selle relatsionistliku raamistiku juurde. Jah, see finantskriis, pärast seda on kontekst päris palju muutunud. Kui nüüd nende migrantide voogude juurde tagasi tulla, siis jah, ka Eestisse tuli inimesi, erinevad rühmad, aga mõtleme nüüd, kuidas need muutused immigrantide voogudes on toimunud, kui me Eestis mõtleme 15-20 aastat tagasi, oli see nii-öelda duaalne vähemus, enamus, aga nüüd me näeme, et meil on siin paljud erinevad rühmad, võimusuhted on ka mängu tulnud. Ja see oleks nüüd kõikidele esinejatele suunatud, et need immigratsioonipoliitika muutused ja see, et hakatakse nii-öelda selekteerima, professor Favel rääkis, et tahetakse neid, kes on parimad ja see on, seda on näha, et kuidas see integratsiooni ka seostub, et need uued immigrandid, et me valime inimesi, nad tulevad oma kapitaliga, neil on oskused, et kui me vaatame, et võib-olla neil on finantskapitali pakkuda meie riigile, et kuidas see jälle mõjutab seda võimu dünaamikat ja suhteid. Me ei saa vaadata, et kõik migrandid on vaesed, sest paljud on oma riigis väga kõrgelt haritud, kõrgemast klassist nii-öelda,
Raivo, võib-olla te valgustaksite seda Eesti tausta, et te just rääkisite sellest majanduskriisist, et kuidas see teie tööd on mõjutanud? Ja katsume siis koos mõelda, mis siin Eestis toimub. Ma ütleks jah, migratsioon kasvab, aga meil ei ole kahjuks nii palju suurte oskustega sisserändajaid, mida me nagu tahaks näha võrreldes sellega, mis Eestis ja Eesti majanduses praegu toimub. Eesti üldiselt vaatab ikkagi praegu veel nagu dualistlikult kogu sellele asjale, et eestlased versus venelased ja nii edasi. Aga nüüd samm-sammult, mida rohkem sisserändajaid tuleb teistest riikidest, siis need vaated muidugi muutuvad, aga see on juba tuleviku küsimus. Hetkel ma ei näe, et toimuks nagu väga suur seisukohtade ümberhindamine. Kui te siin nüüd rääkisite nendest suhetest ja erinevatest üksikisikutest ja integratsiooni ümberraamistamisest, kuidas siis nagu see võimudünaamika ja klassidünaamika välja paistab? See on väga huvitav, sellepärast et ma siin mõtlesin, et Hollandis on meil poliitiliselt väga erinevad ootused integratsioonile. Kui näiteks kas või rääkida, et me oleme kahel käel valmis vastu võtma suurte tööoskustega haritud sisserändajaid. Aga poliitiliselt on levinud selline arusaamine, et sisserändaja kui niisugune vajab juba abi ja toetust, et nad oleksid võimelised funktsioneerima Hollandi ühiskonnas ja tegelikult selles mõttes kõrgete tööoskustega sisserändajaid tõepoolest neid ei ole vaja nagu niimoodi tagant aidata ja nad nagu leiavad oma koha kergemini, et osaleda Hollandi ühiskonnas. Nii et siit tuleb juba sisse see nii-öelda klassiline vahet tegemine, et keda me tahame Hollandis näha, kes tulevad riiki, keda me aktsepteerime. Aga kultuuriliselt me näeme, et toimub teatud stigmatiseerimine, näiteks sellise välismaa taustaga inimesed, kes on jõudnud Hollandi poliitikasse, nad on stigmatiseeritud selles mõttes, et kas nad ikka on nii neutraalsed, kas nad on võimelised Hollandi ühiskonda teenima nii, et nad nende tegevus ka midagi tagasi annab. Nii et mõnes mõttes Hollandi migratsioonipoliitika praegu tõesti muudab oma kättesaadavust paremaks mõnedele klassidele ja mõnede osas võib-olla muutub asi veel keerulisemaks. Ma arvan, et väga selline hajuv roll. Adrian, te siin rääkisite Eurostaaridest ja rääkisite nendest suurte oskustega inimestest, keda kõik riigid tahavad, sellepärast et nad lisavad oma panuse ja kuidas siis see praegu nagu muudab seda arusaamist sotsiaalsest sidususest. Ja suurte oskustega sisserändajad ja muude, ütleme, tugevustega sisserändajad, nad jäävad sinna kuskile keskele. Selles mõttes, et ühelt poolt neid identifitseeritakse, kuidas nad lisavad väga suure ja positiivse panuse riigi mitmekesisusse, võib-olla isegi kasutades seda terminit, et see super mitmekesisus. Aga kui me räägime immigratsioonist ja integratsioonist, siis nad on siiamaani nagu eraldi karpides, vähemus, enamus, eraldi, ütleme, kastides ja igas ühes on omad klassipositsioonid, igal ühel on omad võimalused.
ja Ühendkuningriigis on olukord üsna sarnane Hollandiga, kuulates nüüd eelkõnelejat, ja tegelikult on huvitav näha, et kuidas isegi kõrgelt kvalifitseeritud eksperdid mõnes valdkonnas võivad muutuda nagu sihtmärgiks immigratsioonidiskussioonides, et neid hakatakse nagu süüdistama, et nad nagu ei esinda seda, mida nad peaksid esindama. Aga väga paljudel puhkudel kõrge kvalifikatsiooniga sisserändajate võimalus on just nimelt see nii-öelda mõnes mõttes nähtamatuks jäämine, et neil on lihtsam küll libiseda üle piiride, ületada siis neid, ütleme, vahesid, kas klassi või riigi või mis iganes ja leida endale kohta, aga samas kui rääkida natsionalistlikest ja populistlikest poliitikatest Euroopas, siis on nagu ikkagi muutunud nagu sümboliks niisugune oma rahvuse esindaja omas riigis. Ja see on selline tüüpiline populistlik tendents praegu Euroopas. Ja tegelikult ka neid kõrgelt kvalifitseeritud sisserändajaid tihtipeale tuuakse ka näiteks kui hästi integreerunud sisserändajaid. Ja et umbes nii, et kõik muud sotsiomajanduslikud meetmed nende puhul nagu toimivad suurepäraselt või et neid meetmeid ei olegi väga palju vaja kasutada, sest kõik toimib nagu iseenesest. Nii et ka siin on teatud sümboolsus ja just nimelt poliitilisest seisukohast. Nii et küsimus on selles, kuidas me seda integratsiooni nagu projitseerime ja millega me seda võrdleme, seda olukorda, mis on see standard. Ma tahtsin küsida, kas on ka kuulajate hulgas tekkinud küsimusi? Kui ei ole, siis viimase punktina, meil on 5 minutit veel jäänud, ma tahaksin esitada midagi selle kohta, mida te olete ka juba jutuks võtnud. Et kas on usutav, et need olemasolevad hierarhiad kuidagi moodi nagu laguneksid, et kohalik elanikkond ja sisserändajad nagu kuidagi nagu tunnevad ennast ühtemoodi ja võrdsetena. Ehk puht praktiliste elementide seisukohast minu küsimus on, kui me nüüd tahame liikuda sellise võrdsema süsteemi, võrdsema ühiskonna poole, millest siis alustada? Ma ei räägi siin mingisugusest revolutsioonist või olemasolevate normide täielikust murdmisest, aga kust alustada, et saavutada olukorda, mis oleks parem nii sisserändajatele kui ka kohalikele kogukondadele? Ja Lea, sina saad alustada. Alati on väga raske vastata küsimusele, mida teha konkreetselt, aga professor Favel juba ütles, et kui me tahame saavutada võrdsust, siis mõnes mõttes võrdsuse saavutamise ajal me tegelikult nagu heidame kõrvale üsna palju neid, kes nagu sellesse uuesse valemisse ei mahu väga hästi. Nii et teoreetiliselt see probleem ja et passid muutuvad veelgi olulisemaks või see kodakondsus kui niisugune ja et kas see oskuste puudumine on siis nüüd see kõige suurem probleem. Ja loomulikult lähtekoht on ka erinev. Praktiliselt ma arvan, et kuidas edasi liikuda võrdsuse saavutamise suunas integratsioonis, et me peaksime loobuma väga palju nendest senini nii-öelda iseenesest mõistetavatest standarditest. Ja esimene samm
uue integratsioonipoliitika suunas. Võiks olla loobuge paljudest ideedest ja normidest, mis on senini olnud lähtekohaks, et mida inimesed toovad endaga kaasa nii-öelda laua taha, kui tullakse kokku. Kuidas saaks inimene ühiskonnas ennast hästi tunda, aga mitte sellest, et mida ühiskond võidab sinust. See on nüüd natukene abstraktne arusaamine muidugi, aga mina ütleksin jah, et see on suund, kuhu liikuda. Ja Raivo, et kuidas saavutada rohkem võrdsust? Probleem on selles, et võrdsus on jällegi selline nagu laetud kontseptsioon, et temas on juba siuke vastandumine ja võitlus sisse sisendatud. Nii et see konfliktsus on temas juba sees. Kui me räägime võrdsusest, siis selle saavutamiseks üks võidab, teine kaotab. Ja selles mõttes see on väga keeruline, et kuidas ma saan oma huvisid kaitsta selle integratsiooni väljal, kui ma pean millestki loobuma. Ja kui ma nüüd sain õigesti aru, mida Adrian ütles, selleks, et integreerida ühiskonda, kõige esimene asi, ärge rääkige sellest nii palju. Lõpetage integreerimisest rääkimine. Võib-olla Adrian ise kommenteerib seda, aga puht praktiliselt ja integratsioon on oluline kontekstis just nimelt, nii et Eesti olukord on täiesti teistsugune ja näiteks siin, kui me saime oma vabaduse kätte 30 aastat tagasi, me alustasime hariduse reformimisest ja siiamaani reformime seda. Ja see on võib-olla üks selline ühendav probleemistik, kuidas saavutada rohkem võrdsust Eesti tööturul, aga teine seisukoht minu vaates on näiteks see kodakondsuseta isikute küsimus. Ajalooliselt kujunes meil suur hulk inimesi, kellel ei olnudki mingi riigi kodakondsust. See probleem ei ole enam nii suur, aga meil on endiselt suur hulk ilma passita või ütleme halli passiga inimesi ja see on nüüd üks ülesanne Eesti riigil lahendada, kuidas saavutada suuremat võrdsust. Ja Adrian, sinu viimased mõtted, kuidas saavutada rohkem võrdsust ja kuidas teooria praktikasse viia. No üldine sõnum siin, rääkides integratsioonist, siis me peaksime integratsioonile kui senini mõistetud siseriiklikule küsimusele nagu lisama ka selle välismaisuse aspekti ehk arvestama neid ühiskondi, kust need inimesed tulid ja missugused olid sealsed võrdsuse arusaamised. Ja ma arvan, et ka küsimused näiteks väljastpoolt tulnud sisserändajad Eestisse, sest Eestis ma saan aru, et migratsiooni küsimus puudutab erinevaid inimgruppe, need, kes siin on kogu aeg olnud ja need, kes on nüüd juurde tulnud, aga ja suur küsimus on siin just nimelt see, et globaalses tähenduses võrdsus, kas kõik saavad vabalt ringi liikuda ja integratsioon on midagi niisugust, mida nagu määravad ikkagi riigid ise ja sisserändajad ei saa siin väga palju kaasa rääkida. Ja rahvusriigi võimekus vastu võtta sisserändajaid on tegelikult palju suurem, kui arvata osatakse või ollakse harjunud harjama. Nii et
praegu on ta pigemini muutunud poliitiliseks või selliseks sümboolseks küsimuseks, et kuidas ikkagi kaitsta nagu oma väärtusi, aga sisuliselt jah, lääne ühiskonna võimekus vastu võtta sisserändajaid on märkimisväärselt suurem, kui seda praegu tehakse. Ja väga palju sellest debatist integratsioon, sisserändamine, see puudutab ikkagi rohkem selliseid kõrgelt arenenud ühiskondi, kes ei taha millestki loobuda rohkem, kui nad hädapäraselt peaksid. Ja siis jälle siia kõrvale see arusaamine globaalsest hierarhiast, kuidas mõnede riikide kodakondsus ja pass on rohkem väärt ja annab sulle rohkem õigusi. Kas ma nägin, et ka saalis istujate hulgas oli küsimus? Oodake palun, kuni teile tuuakse mikrofon. Okay, sorry. It seems to me that there were some technical difficulties as well. Näib, et olid mingid tehnilised probleemid, mikrofoni kuskilt välja ei ilmunud, nii et võib-olla esitate selle küsimuse hiljem ja kirjalikult. Aga siin ma kasutan võimalust ja tänan paneliste ja tegelikult näib, et see status quo siin on seotud väga suurte probleemidega, nii et tuleb leida uusi lahendusi, mis sobivad Eesti oludele praegu rohkem. Aitäh ja nüüd tuleb meil vaheaeg ja pärast seda jätkame juba, loodetavasti tehnilised küsimused on lahendatud. Aitäh, Lea, Adrian, Raivo selle sessiooni eest.